Tšau parvikassad! Kui sa oled kuskil mättal elanud või midagi taolist, siis sa pole tõenäoliselt tähele pannud. Talv on käes, lumi on maas ja õues on külm. Mis on sellise ilmaga grillimise puhul eripärad, mida tuleb silmas pidada? Seda täna vaatamegi. Eks enamusel on tegelikult grill ju lihtsalt õues. Mul ta ei ole just õues, aga sealt vingutab mulle oma jagu siia lund sisse ja on see ka siin lumine, nagu näha on juures olevalt pildilt. Ja esimene asi, mida tähele panna, on see, et jälgi õue temperatuuri. Kui see on kuskil seal üle -10, siis ära tee nii nagu suvel, ehk siis pane tule alla ja tšauh lõpuni, kohe nagu hullu kuumaga, vaid aja vaikselt selle ahju temperatuur ülesse. Võta natukene rohkem aega ja tõsta seda temperatuuri rahulikult. Siis lihtsalt mis on selle tagajärg, et kui sa seal kähku toimetad või teed, siis võib lihtsalt külmaga kohe kuuma peale andes midagi keraamikas lihtsalt puruks lüüa. On see siis pealmine kate või seest midagi. Või lööb mõrad sisse, et midagi võib juhtuda ja ettevaatus abinõuna võta rahulikult, võta rohkem aega. Kui sul seisab grill õues, siis tihti peale teed barbecued ja barbecue on ju niiske ja siis juhtub see, et need tihendid lähevad niiskeks, siin ei ole midagi ebatavalist, võtavad natukene niiskust sisse, tuleb hull külm peale ja voilà, tekib olukord, kus võtad siit sangast kinni ja tahad tõsta, aga mitte midagi ei juhtu. Ja siis võib juhtuda see tihend siin vahel on lihtsalt kinni külmunud. Ja ma ütlen, see pole mingisugune eripära, see juhtub aeg-ajalt, lihtsalt tihendisse läheb niiskus küpsetamisega, kui on mingi suurema lihatüki tegu või mida iganes, kus antakse rohkem niiskust või sul on veevann lausa sees, et siis lihtsalt juhtub see ja midagi ei ole teha. Mis su variandid siis on? No variandid on see, et sa ta tõenäoliselt külmud kinni nagu kogu ringi pealt ja siis on ühtlaselt vaja see keha kuidagi soojaks saada. Kellel muidugi on variant see tuppa tõmmata sooja, siis võib seda rahulikult kasutada, see on väga normaalne, naturaalne viis ta lahti saada. Teine asi on, et kui sul ei ole seda varianti, siis kui sul on see võimalus, võtad mütsist kinni, eemaldad mütsi ja siit august teed endale sinna ahju tule sisse. Ehk siis ma ei mõtle seda, et sa hakkad resti asju siit läbi augu ära kiskuma, sa võid sinna resti peale ka tule teha, et midagi juhtu sellest. Et siit august tekitad endale variandi sinna mingisugune süsi ja värgid sisse saada ja sinna tuli alla ja olen seda varianti ise kasutanud, ka see nõuab oluliselt nagu tursket kannatust, aga see võib olla kiirem, kui ta tuppa sooja viia. Teine variant, et kuidas sul alt luuk kannatab avavusega just, et kas see kannatab äkki siit tule sisse teha. Ja siis luugid kõvasti lahti ja tuli peale. Mitte mingil juhul ära hakka kangutama, sellepärast, et kui sul on vilt tihend, siis sa lihtsalt rebid selle puruks ja see läheb sulle enam kui 30 eurot maksma lõpuks, pluss too päev sa ei küpseta, lihtsalt ei küpseta, sellepärast, et sul ei ole mitte mingit õhupidavust enam ahjul. Et siis võib juhtuda, et siit hakkab lihtsalt sa rebestad vilti, et enne kui see ahi siit ei tule nagu naturaalselt rahulikult ühe käega tõstes lahti, ei ole mõtet seda siit nagu kangutama hakata, et äkki tuleb püksi või äkki lõhud hoopis tihendi ära. Aga kuidas siis vältida seda, et mul ikkagi seisab ahi õues, eks ole, ikka teen suuri lihasid ja nii edasi. Et siis on tegelikult üks meetod, mida talvel tihti peale kasutatakse. Esimene on see, ehk siis puutükk, mis on sobiva pikkusega, paned selle siia alla, niimoodi, et ta toetab vastu maad siis ja hoiab sulle ahju tegelikult õrnalt lahti. Jah, siis sa jääb sisse ja värki, aga midagi ei ole teha, parem ikka kui kinni külmunud tihend. Variant number 2, lihtsalt võtta mingisugune tükk ja panna siia vahele, et ahi ei oleks kinni, vaid oleks lahti. Võt, sellised pisikesed nõuanded.
aga ma tuletan meelde, teil on keraamilised ahjud enamustel ja see tähendab, et tegelikult teie jaoks ei loe, kui palju õues külma on. See tähendab seda, et sa lihtsalt pead võtma enda jaoks selle aja, et sa lähed, paned ta sooja, siis lähed paned liha või mis iganes peale ja siis võtad selle maha. Et meie ju külma ei karda, kuigi ma olen ise tüüpiline eestlane, kes ükski ilm mulle ei sobi, mitte ükski ilm maailmas ei sobi. Ikka leian midagi, mis ajab mind närvi. Aga grillin ma küll iga ilmaga. Seepärast, et mul on ju keraamiline ahi, mis tegelikult selle jaoks ongi, et ta on lihtne ja ilmastikukindel. Võt nii, tulen neljapäeval tagasi, sest siis on meil juba retsepti aeg. Tšau!